Tere, head sõbrad, oleme jõudnud maikuu keskpaika ja mis toimub, alustab oma uue väljalaskega taas. Enne veel, kui te meid kuulama asute, kindlasti tuletan teile meelde, vajutage seda pöidlamärki, mis seal video all on. Miks see hea on, aga sellepärast on see hea, et siis meid kuulatakse, vaadatakse rohkem ja see informatsioon, mida me siit jagame, jõuab rohkemate inimesteni. Stuudios endiselt Siim ja Tõnis ja millest täna juttu teeme? Teeme kindlasti juttu sellest, et suured erakonnad, valitsuskoalitsiooni erakonnad, Eesti Reformierakond ja E200 pidasid siin oma suureid üldkogusid ja volikogusid. Kindlasti sealt üht-teist põnevat leiame. Räägime sellest, et mis toimub siis selle onu Eino ümber. See on teema kindlasti, mis on väga palju viimastel nädalatel sellist tagasisidet kogunud ja huvitav, kes see onu Eino on ja mida ta siis Kristen Michali vastu ikkagi ära teha saab. Räägime ikkagi sellest, mis toimub EKRE fraktsioonis, just Riigikogus, sellepärast Varro Vooglaid, üks fraktsiooni liige, otsustas sealt ka lahkuda, aga räägime sellest, mis toimub ka sotsiaaldemokraatide ümber ja kas tõepoolest on käes aeg, kus alustatakse ka Eesti 200-ga esimesi läbirääkimisi. Ei unustame ära ka Tallinna linna ja vaatame üle selle lisaeelarve, mida sealt pakutakse ja kellele pakutakse. Aga need on vaid osad teemad, head sõbrad, nii et jookseme tänase saate rõõmsalt lahti. Ja alustame ikkagi Reformierakonnaga. Ja tegelikult paralleelselt saame katta ka seda Eesti 200 volikogu kokkusaamist. No võtame Reformierakonna loomulikult kõigepealt, sest et peaminister ja väga olulised otsused sealtpoolt ju kindlasti ka tulevad. Peaministri erakond ja kui afišeerida selle kõne algus, siis see algas nii, et usume Eestisse. No ma kahtlen, et Siim Tõniste ei usu Eestisse. Ma arvan, et te usute samamoodi Eestisse. Aga kuidas usub Eestisse Reformierakonna esimees? See on võib-olla natukene teistsugune nägemus. Alustame Tõnis sinust. Mis sinule sellest kõnest meelde jäi? See oli selline suhteliselt sütitav kõne. Räägiti uutest tehnoloogiatest, kaitsetahtest, elanikkonna tervisest, eriti noorte tervisest ja väga paljudest muudest asjadest. Ma alustan tegelikult ühe tähelepanekuga ja soovitustega Eesti meedia suunas, et ma olen seda varem ka siin teinud, ütleme. Sa oled varem teinud. Ja ütleme, kui Jürgen Ligi isegi peab siin vajalikuks õpetada kaupmehi, siis ei ole ise kunagi ühtegi poodi pidanud, erinevalt Oleg Rossist, siis minu vabandus on see, et ma olen kunagi ise ajakirjanikuna töötanud, et seetõttu võtan endale julguse aeg-ajalt oma tähelepanekuid jagada ja ka Eesti ajakirjanikele soovitusi jagada. Et mis see soovitus on, et ma olen vaadanud, et päris pika aja jooksul Eesti erakondade üldkogud ja seal toimuv jääb nagu natukene tähelepanu spektrist välja, et soovitan poliitika-ajakirjanikel partei üldkogusid tõsisemalt võtta, et seal peetavad sõnavõtud ja seal toimuv tegelikult väärib kohalolekut ja väärib nagu vaadet, et neid kõnesid tavaliselt valmistatakse põhjalikult ette ja Eesti ajakirjanikel on nagu kombeks palju tähelepanu pöörata võib-olla institutsionaalsetele positsioonidele, ministrid ja nii edasi. Aga tegelikult ministreid määravad ametisse erakonnad ja see, mis erakonna sees toimub, sealt tegelikult tuleb poliitika kurss. Nii et siit jõuame siis Reformierakonna viimase üldkoosolekuni, kus siis peaminister oma kõne pidas, mulle jäi sealt nagu mitu asja siis silma, ma ei hakkaks võib-olla nagu monoloogi pidama, aga kõige rohkem me leidis meedias loomulikult tähelepanu vastandumine, mida Kristen Michal oma kõnes otsis, ta rääkis siis sellisest konservatiivsest kaheksajalast, mille all ta pidas silmas tema sõnu kasutades ühte sulanud Isamaa, Keskerakonna ja EKRE parteilist pealisehitust. Me näeme sellest, et Reformierakond ja Michal meeleheitlikult nagu otsivad ja püüavad taas elustada seda vastandumise telge, kus siis ühelt poolt oleks selline mingisugune hirmus monstrum, kellega Reformierakond asuks lahingut pidama. Aga kui varasematel valimistel on see Reformierakonnal välja tulnud, siis ma olen väga kahtlev, kas seekord selline vastandumine Reformierakonnal õnnestub ja seda kahel põhjusel. Esiteks, Reformierakond ise on täna väga nõrk
keegi ei võta neid tänase poliitilise lahinguvälja peamise osapoolena ja teiseks probleemid on hoopis mujal. Ja siit nagu teine tähelepanek peaministri kõnest on see, et majandus on Reformierakonna jaoks jätkuvalt tagaplaanil. Erinevalt võib-olla koalitsioonilepingust, mille Reformierakond 2023 aastal sõlmides majandusest, ettevõtlusest Michal nii-öelda ääri-veeri oma kõnes rääkis, aga see ei olnud kunagi tema nagu peateema, et ta rääkis ilusaid sõnu ettevõtlikkusest ja sellest, et rohkemaks ümberjagamiseks on vaja eeskätt nagu jõukuse nagu kasvu, aga majandusseisakut kui meie peamist probleemi ta loomulikult oma kõnes ei maininud ja ka majanduse sisuliste probleemideni me sealt kõnest ühtegi sõnavõttu ei leia, ehk minu arvates peaministri sõnavõttu ma võtaks kokku sellisena, et seal oli palju sellist ilusat retoorikat, võib-olla vähem selliseid kujundeid, kui me oleme Michali puhul nagu harjunud, et eks ta üritab võib-olla natukene vaoshoitum olla oma sõnavasutuses, aga see oli tegelikult niisugune eneseotsingu kõne, püüe vaadata kesksetest teemadest kõrvale ja leida siis mingisugune selline vastandumise telg, mille ümber Reformierakonna valimiskampaaniat ehitama hakata. No minu meelest see koht selle kriitikaga ma päris nõus ei ole. Minu meelest on ikkagi, mis puudutab Sumti ehk siis ajakirjanduse poolt, et seal ikkagi neid kajastatakse. Ma olen selles väga veendunud nii palju, kui mul see ülevaade on, aga tõesti, selle koha pealt ma olen nagu sinuga täiesti nõus, et neid kõnesid ei analüüsita. Minu meelest Eesti riigis on üks kõne ainult, mida analüüsitakse ja see on presidendi kõne vabariigi aastapäeva vastuvõtul. Üle rohkem ma küll ei tea, et oleks kõnesid nii põhjalikult analüüsitud, aga ikkagi Reformierakond ja Tõnis tõi välja selle kaheksa jala sündroomi ja seda on siin nüüd lahatud. Siim, sul on oma nägemus sellest, mis see kaheksa jalg siis võib olla ja mida ta siis kujutab tegelikult võib-olla ka Michali sellises suuremas vaates. Vähemasti see, mis on sinu arvamus. Ja see püüd on nii läbinähtav Reformierakonna ja need esimehe Michali poolt viia see poliitiline debatt Riigikogu valimisteks sinna, et ühed on seal vanameelsemad ja teised on, ma ei tea, uuemeelsemad, ühed on liberaalsemad, teised on konservatiivsed, aga mitte rääkida põhiküsimusest, et nagu USA-s on see tuntud väljend, et it's the economy stupid. Et lõpuks on kõik küsimus majanduses ehk inimeste sissetulekut kuidas inimesed oma eluga hakkama saavad. Ja loomulikult, kuna valitsus on siin täielikult läbi kukkunud sellel teemal, siis püüab Michal seda teemat mujale viia ja siin on üks, mida on nüüd nende küsitluste, populaarsusküsitluste läbiviijad ka välja toonud, et viimase aja selline areng on olnud selline, et kui kaks erakonda, kes väga tugevalt defineerivad ennast liberaalsena, Reformierakond ja sotsid, on olnud enam-vähem võrdse toetusega. Muidugi ajalooliselt Reform pikalt eest ära, aga viimasel ajal võrdse toetusega, siis nüüd on selgelt sotsid eest ära rebinud ja see on paigast ära läinud, et sotsid on selgelt tugevam erakond ja populaarsem erakond praegu Eestis kui Reformierakond. Ja see teeb neile meeleärmi ja need mõlemad argumendid on selgelt viitavad selle, miks nad liiguvad just selle jälle kultuurisõja suunas, eks ole, mida nad paaniliselt otsivad. Milles ma tahaks nagu tõesti Michalit kaitsta või ütleks, et tal on õigus, tahan kiita natuke, hea hetk kiita kedagi. Michalit on see, et tegelikult ta küll väga segaselt, aga tõi välja selle fenomeeni, mis meil praegu toimumas on, et meil tekkimas selline ühe poliitilise jõu selline päris tugev selline võrgustik avaliku arvamuse muutmiseks. Et ühelt poolt on erakond Isamaa oma poliitiliste sõnavõttudega selge, arusaadav, loogiline. Siis on meil suur meediamaja, Postimehe meediamaja või mis selle Postimees Grupp on vist selle nimi, eks ole. Kes ka järjest tugevamalt lükkab samu sõnumeid, mis väga hästi korreleeruvad Isamaa sõnumitega. Ja eriti Priit Hõbemägi Postimehe lahkuva peatoimetajana on olnud nagu väga tugevalt kallutatud sinna Isamaa poole, väga selgelt oma isiklikest sõnavõttudest seda välja öelnud. Nüüd ta on lahkumas sealt.
huvitav uus Postimehe peatoimetaja saab olema Anvar Samost, et see saab minu arust väga huvitav olema, kas Anvar Samost jätkab seda minu arust sõltumatut tegevust, mida ta on teinud ERR-i uudistejuhina, või ta siis langeb seal ikkagi selle surve alla. Jah, just. Et see saab olema väga huvitav vaadata, mis hakkab juhtima, sest et see Postimehe, ma toon viimase näite, värske näite, eks ole, et kui varem Postimees katsetas oma saatega, mida juhtis Urmas Reinsalu, Isamaa erakonna juht, eks ole, siis erakondade rahastamise järelevalve komisjon ütles, et nüüd lähete liiale, eks ole, ja siis Postimees ilmselt ikkagi tõmbas tagasi ja võttis selle saate maha. Nüüd on tekkinud siis uus saade, kus tutvustatakse selle põhimõttekoja seisukohti ja selle saate juht on Veiko Lukman. Üldiselt paljudele inimestele see nimi ilmselt väga palju ütle, tunnen Veikot väga hästi, ta on tore inimesena, poliitiliselt on ta selgelt parteisõdur. Ta on töötanud palju aastaid Isamaa erakonna palgal, ma ei tea, kas praegu ka või mitte, seda ma ei oska öelda, et pigem ta ilmselt saab seal põhimõttekojast ilmselt praegu tasu, aga see polegi nii oluline. Oluline on see, et ta on selge parteisõdur, ta on väga tugevalt parteilised seisukohad alati igas küsimuses, ta on alati väga lojaalne. Nüüd see inimene on toodud siis jälle saatejuhiks sinna ja siis nüüd katsetatakse temaga ja siis, et sul tuleb justkui nagu neutraalsest väljaandest, justkui tuleb jälle seda Isamaa erakonda toetavaid sõnumeid. Nüüd kolmas pool on siis need küsitlused, arvamusküsitlused, kus just eelmise saate lõpetasime sellega, et seal manipuleeritakse, et seal mängitakse sellega, mida me vist räägime täna sellest veel. Me räägime sellest veel täna. Mida küsitakse. Et nagu eri nurkade all, kuskil on mingi mõttekoda, mis pakub ideid, kus testitakse, kuskil on siis erakond ise, kuskil on suur meediamaja, kes toetab seda kõike ja siis neljanda nurga alt tullakse mingite arvamusküsitlustega, kus küsitletakse absurdseid asju, aga need küsitletakse selgelt ühe mõttega, et jälle välja mängida ja manipuleerida sinu alateadusega, eks ole, et sa asuksid seda ühte liini toetama. Et Michal seda nii lahti ei rääkinud oma kõnes ja see polnud ilmselt ka see koht, aga selles suhtes ma olen taga nõus, et me peame olema siin väga tähelepanelikud, mis toimub. Ja, et tegelikult ehitataksegi sellist suurt nagu nii-öelda 8 jalga, mis iga sinu meele erinevate nurkade alt paneb uskuma seda kõike, vaikselt tilgutatakse sulle nagu sama sõnumit, mitte nagu otseselt ainult erakonna seisukohana, vaid igalt poolt mujalt. Aga me selle sama küsitluse juurde, nende uuringute juurde me veel täna tulema, aga enne võtaks ikkagi veel kord ja vaataks üle, mis Eesti 200 volikogule räägiti. No see oli niisugune tagasihoidlikum, seal minu arust selliseid suuri paatoslikke kõnesid ei olnud, Eesti eest ikkagi ollakse väljas endiselt, see ei ole muutunud. Aga seis on kurb, aga nad väga mingisugust päästeplaani seal välja ka ei käinud. Ja pigem nagu otsivad võimalusi, kus see leida raha juurde ja tublisid inimesi juurde. Keegi ei räägi võimalikust ühinemisest veel ega mitte millestki sellisest. No, eks see volikogud ongi erakonnas tavaliselt sellised väiksemad ja rohkem sissepoole suunatud kogunemised võrreldes erakonna üldkoguga, mis on siis selline aasta või 2 aasta tagant toimub paraadsündmus. Aga tegelikult viimane Eesti 200 volikogu sõnum oli minu jaoks isegi nagu üllatav, et esiteks on taas pilti tulnud härra Lauri Hussar, Eesti 200 endine juht, ja tema siis tegi ka pärast ajakirjanduses Eesti 200 volikogus toimunud aruteludest kokkuvõtteid. Ja saime teada, et Hussari sõnul on siis Eesti 200-l püssirohtu veel piisavalt, et Riigikogu valimistele minna, ja vaja on ainult 3 asja. Esiteks tugevaid ideid, uusi inimesi ning raha. Tühi-tähi ongi veel jäänud. Tundub, et Hussaril on plaan koos, ütleme, eks ju, lahendus on leitud. Aga jah, tegelikult kõlab see üsna nagu trafaretselt, et need Eesti 200 sõnumid mulle natukene langesid kokku tagasi tulles veel Michali kõnega Reformierakonna nagu kongressil. Ka Michal kinnitas seal, rääkis üsna palju ilusaid sõnu, ütleme, vabaduste kaitsmisest ja tuleviku vaatamisest.
meil on tegelikult olnud ju üle 3 aasta ametis valitsus, mis ei ole takistanud ühelgi moel ei olnud takistust ei Eesti 200 ega Reformierakonnal neid vabaduste tugevdamisega nagu edasi minna või siis radikaalseid reforme nagu algatada ja nagu ellu viima. Me tegelikult seda ju mitte kuskilt otsast ei näe, et see nii-öelda unistamine, et me nüüd tuleme välja uue veel pikema plaaniga, see tegelikult ei tööta ja ma arvan, et see ongi häda nii väiksema venna Eesti 200 kui suurema venna Reformierakonna puhul, et see käär nii-öelda nagu tegelike otsuste ja otsustamatuse ning selle nii-öelda retoorika vahel läheb üha suuremaks, mida kauem see valitsuse ametis on. Ja seda probleemi mulle tundub, et kumbki erakond nii-öelda lahendada täna ei suuda. Et tegelikult ollakse ikkagi väga sellises kurvas seisus. Need ei ole küll selle volikogu ajal tehtud sõnumid, aga mis tähendab siis see, et Eesti 200 on nüüd väitnud, et nad ei toeta Karist presidendina, tähendab see seda, et esimesed sellised väikesed sellised vastuolud hakkavad seal kuskil juba tekkima või kuidagi hakatakse juba nii-öelda oma teed otsima või oma minekut leidma? Jaa, Eesti 200 tõesti teatas, et nad ei toeta Karist, aga ma tahan siit kohe ette lugeda sellest teatest. Kas te saate aru, miks nad siis ei toeta? Arutasime presidendivalimiste olukorda Eesti 200 juhatuses ja fraktsioonis. Selle tulemusena on aus välja öelda, et meie saadikute enamus president Alar Karise jätkamist ei toeta. Juba mõnda aeg on olnud teada, et talle ei ole piisavat poolehoidu ka teistes fraktsioonides ja seega pole tema Riigikogus tagasivalimine võimalik. Alles oli Hussaril kohtumine presidendiga ja siis Hussar ütles, et meie ei saa enam otsust või enne ei saa otsust teha, kui president ütleb, kas ta üldse tahab kandideerida. Aga nad kiirustasid, et president pole seda ametlikult teadanud ja ütlesid, et ei, nad ei toetagi teda üldse. Siis Kristina Kallase teade on see ja siis ta ütleb veel, et Kallase sõnul on ajakirjanduses peetud aruteludes kõige enam kõlanud mõte, et uuel presidendil peaks olema välispoliitiline kogemus. Eesti 200 liikmete arvates on sama oluline, et ta jagaks üheselt mõistetavalt ka neid väärtuseid, millele meie välispoliitika juba Lennart Meri aegades toetunud on, milline kandidaat peaks seisma Eesti riigi ja kõigi meie inimeste vabaduste eest, tajuma meie kultuurilist ja vaimset kohta Euroopas, esindama meid arenenud ja lääneliku riigina, kaitsma liberaalset demokraatiat ning vaatama oma tegevuses kindlalt tulevikku. Ilmselt välisministri sai kõik selgeks või? Välisministri kättemaks ikkagi, Margus Saarne kättemaks. Mul on siin poliitikanipp Kristina Kallasele, et kui sul on madal toetus nagu 2%, et mis sa enam põed? Et ma saan aru, et võtab jala värisema, kui sa ei toeta meest, kelle tööle hinnang on 70% inimesi kiidab heaks. Tõesti, aga mõtle, kuskil on veel 30% järelikult, kes ikkagi toetad. Aga selline udutamine, et ütle siis ära, miks sa ei toeta Karist? Aga miks sa ei toeta Karist? Tegid selgeks ju, ei ole toetust. Me ei toeta sellepärast, et meil ei ole toetust ja siis võiks olla selline üldiselt inimlikel väärtustel selline, neid kaitseb mingi president võiks meil olla. Ütle ära, ütle selgelt välja. Loomulikult paljud inimesed mõistavad hukka selle seisukoha, aga mõni ehk siis ka vähemalt jagab seda, kui see just udujuttu lihtsalt suust välja, siis inimesed ei saagi aru, miks sa seda Karist siis lõpuks ei toeta. Selge, nad ei toeta, aga ütle siis välja, miks sa ei toeta. Mis sa udutad siin? Siin natuke, mida presidendivalimised lähemale tulevad, seda rohkem me hakkame sellist olukorda nägema, kus ja mida rohkem kauem on nagu lahtine see, et kas Karisel tulevad hääled kokku ja kes on võimalikud alternatiivid, seda rohkem me hakkame nägema seda, et valimiste eelsel ajal erinevad erakonnad üritavad siis ennast kas ankurdada nii-öelda
Karise külge, mida täna väga selgelt teevad, eks ju, Isamaa ja Keskerakond. Mis ei tähenda, et nad tegelikult Karist presidendiks absoluutselt mitte, lihtsalt me räägime nii-öelda meediamullist ja sõnumitest, mida avalikkuse ette paisatakse, et kui me vaatame, siis Mihhail Kõlvartist on saanud siin viimaste väljaütlemiste põhjal üks peamine Alar Karise nii-öelda valijamehi või nii-öelda tema kandidatuuri eest seisjad avalikkuses. Ehk siis loomulikult teisest küljest on Reformierakonnas, aga eeskätt ilmselt Eesti 200-s neid inimesi, kes ilmselt mõtlevad nii, nagu Siim kirjeldas, et kuskil on ju ka need inimesed, kes tegelikult ei seedi Karist üldse, kui me vaatame sotsiaalmeedia väljaütlemisi, siis Karisele on selgelt tekkinud ka arvukas nagu vastasrind ja eks Eesti 200 ilmselt otsib täna neid uusi tugevaid ideid iga kivi alt ja võimalus näiteks Karisele vastanduda võiks äkki olla selline mõnus idee, ütleme, eks ju, aga ma arvan, et see häda neil on nagu see, et teisest küljest ma arvan, et Reformierakond saab sellest rohkem aru, et kui Riigikogus ei õnnestu presidenti ära valida, siis see on pigem järjekordne nagu läbikukkumine Reformierakonna pikas läbikukkumiste reas. Ehk siin hakkab see nii-öelda käär selle sama avalikkuses näotegemise ja siis tegeliku valimisolukorra vahel ka üha suuremaks kasvama. No kui tõsiselt võtta ikkagi neid viimaseid kuulujutte, mis siin väga usinalt levivad ikkagi Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatide võimalikust ühinemisläbirääkimistest? See on huvitav teema, sest ajakirjanikud käisid ka selle välja, et on sellised vähemalt tagatubades on räägitud. Kohtumised ja rääkimised, aga nii Lauri Läänemets, sotside esimehe nagu Kristina Kallas väidetavalt eitasid seda, et oleks neid kõnelusi olnud. Mul on suur kindel info, et need olid need kompamised. Ilmselt ei istutud ametlikult delegatsioonidega laua taga ja ei peetud juba otseselt läbirääkimisi, aga sellised vestlused olid. Tean seda kindlalt ja vestlustes olid sellised huvitavad teemad, et sotsid olid siis ka nagu Eesti 200, kui ma õigesti aru saan, oli see initsiatiivi näitaja, mis on arusaadav nende olukorras praegu. Ja siis sotsid olid nagu küsinud, aga et te olete seal valitsuses, et kuidas nii. Et sotsid on ju praegu kõvasti vaeva näinud sellega, et distantseerida ennast sellest valitsemisperioodist, et öelda, et see, mis seal valitsus, see, mis riigi juhtimise vastutus, et see oleks puhtalt Reformierakond ja Eesti 200. Et see periood, kui nemad seal valitsuses olid, see ei puuta enam nagu üldse asjasse, et nad enda pealt tahavad selle läbikukkumise täielikult nagu ära lükata ja pigem igatepidi näidata, et selle praeguse valitsusega ei ole neil kunagi mingit pistmist olnud. Aga nüüd, kui nad ühineksid Eesti 200-ga, siis nad oleksid justkui jälle selle süü sees. Aga Eesti 200 omad olevat ikka siis tõesti nagu päriselt mõelnud, et kas kuidagi niimoodi ei saaks, et nad oleksid nagu valitsuses edasi, et pool erakonda pärast ühinemist oleks nagu kritiseeriks valitsust ja teine pool erakonnast oleks valitsuses. Et kahjuks kõike head ei saa. Et saab nii, üldiselt üks reegel on, et erakonnad saavad ühineda siis, kui nad on ühel pool seda opositsiooni-koalitsiooni joont. Et see ei ole võimalik, sellist asju ei ole Eesti siin ajaloos juhtunud, et üks erakond oleks võimul ja teine oleks opositsioonis ja ühineksid, nad peavad olema kas mõlemad opositsioonis või mõlemad võimul. Et muidu see lihtsalt ei ole võimalik ja kui Eesti 200 sellest aru ei saa, siis nagu polegi midagi, igal juhul see lõppes sellega, et sotsid lõid selle palli maha, ütles, et siin ei ole midagi arutada, midagi teha ei ole. Eesti 200 jäi üksikuks ja ilmselt selgelt lepiti lihtsalt omavahel kokku, see oli juba mõne aja eest toimus see asi ja lepiti omavahel kokku, et eitab igasuguseid konsultatsioone ja nüüd see oli nagu neile ebameeldiv uudis, et see üldse meediasse lekkis see asi.
No kindlasti see, ma arvan, ei ole maha maetud. Et praegu käib ju õhus... Läheb järjest keerulisemaks, nad peavad selle juurde kuskil... Käib ju õhus ikkagi jutt väga valitsusremondist, millega tõesti ehk on juba hiljaks jäetud, aga sellepärast aega lihtsalt puhtfüüsiliselt enam ei ole. Presidendivalimised on siin vahepeal ja kes tahab võtta praegu ikkagi seda sama vastutust, et võimule minna, see on ju ka teine asi, et see on nii lühike aeg ju. Eks aeg hakkab jah nagu igas mõttes otsa saama selleks, et mingisuguseid ühinemis- või ümberpaigutamise manöövreid teha. Esiteks, kui me räägime erakondade ühinemisest, siis see ei ole päris selline protsess, mille sa viiksid läbi nädalatega või mõne kuuga, et see on igas mõttes nagu keerulisem, seal tuleb korraldada ju üldkoosolekuid, mis selle heaks kiidavad, ühinenud erakonnale on siis vaja leida kas mingid ajutised juhid või teha üldkoosolek, mis siis valib nagu uue esimehe ja uue nagu juhatuse ja meenutame, et meil on ju nüüd vähem kui aasta on Riigikogu valimistele jäänud, ehk kõik need inimesed, kes täna erakondades otsustamislaua ümber on, nad ei mõtle välja arvatud Eesti 200-s, nad ei mõtle selle peale, kellega ühinema hakata, vaid nad mõtlevad selle peale, et kas ma kandideerin järgmistel Riigikogu valimistel, milliseks minu positsioon ja šansid erakonna nimekirjas edu valimistulemus saavutada nagu osutub ja kõikvõimalikud sellised ühinemisjutud hakkavad seda pilti nagu segama. Teiseks, Riigikogu läheb üsna varsti suvepuhkusele ja võib eeldada, et selleks ajaks sellele viimasele küsimusele paljud inimesed annavadki nagu enda peas vähemasti nagu vastuse. Ehk ka valitsusremondiga hakkab selles mõttes aeg otsa saama, arvestades tänast koalitsiooni väga nappi häälteseisu parlamendisaalis, et Reformierakonnal on juba täna väga raske oma erakonna distsipliini koos hoida ja on üsna imetlusväärne, et neil on need hääled siiamaani nagu püsinud, sest eks tänaseid nagu reitinguid vaadates ju 2/3 või varsti isegi 3/4 Riigikogu fraktsiooni liikmetest ja ministritest saab aru, et järgmisesse parlamendi koosseisu neil asja ei ole. Eesti 200-s on see küsimus ilmselt kõikidel nagu laua peal, ehk kui sa hakkad nüüd tänases hetkes midagi nagu ringi mängima, näiteks kedagi valitsusest tagasi kutsuma, kedagi valitsusse edutama uue ministrina, see lööb erakonna sees nii-öelda kaardid sassi ja tekitab ebastabiilsust ja võib olla selleks päästikuks, mis toob kaasa mitte nii-öelda värskenduskuuri, mida peaminister võiks loota, ütleme võimalikku valimisremonti tehes, vaid hoopis fraktsiooni nii-öelda lagunemise selles mõttes, et see tänane Reformierakonna Eesti 200 koalitsioon võib jääda hoopis nagu vähemusse. Aga siin tekib ikkagi sügiseks, tekib Eesti poliitikas selline harva esinev olukord tegelikult, et ilmselt ikkagi Reformierakond ja Eesti 200 kahe peale kaotavad enamuse Riigikogus. Et osa Riigikogu liikmeid septembris, võib-olla natuke varem või mingi hetk nad ei saa palju edasi lükata seda otsust. Jah, et sa arvad, kuskil seal nad peavad selle otsuse ära tegema, mitte hiljem, ei ole sul lihtsalt võimalik ja selgelt osa lahkub Eesti 200-st ja Reformierakonnast, ma olen tänaseks selles ikkagi ja minna on neil ainult opositsiooni poolele. Jah, et mis tähendab, et nad satuvad vähemusse ja samal ajal ükski teine erakond ilmselgelt ei taha neile nagu appi minna. Et mitte keegi, et tekib olukord, et kogu Riigikogu kõik on huvitatud, et välja arvatud Reformierakond ise, et Kristen Michal jätkaks, eks ole. Ka Reformierakonna, ütleme seal liikmete osaliselt, aga keegi ei lähe teda päästma, et võib-olla see on sarnane sellele, 1998 oli see vist, kui KMÜ ehk siis Koonderakonna ja Maarahva ühendus oli saanud Riigikogu valimistel väga tugeva tulemuse, valitsesid, muutusid väga ebapopulaarseks ja siis sattusid nagu ka sellises kriisiolukorda, kes vanemad inimesed mäletavad, Mart Siimann sai peaministriks ja siis kuidagi nagu nõksutati, kuidagi elati valimisteni ära, aga tekibki selline olukord, et mitte keegi ei taha seda võimu võtta mingi pool aastat, selline periood ilmselt seisab ees Eesti riigil. Mis ei ole selles mõttes muidugi Eestile hea, see tähendab, et ka mingit sellist konkreetset plaani pärast riigijuhtimist ei toimu.
aga nüüd, head sõbrad, enne kui läheme järgmise teema juurde, tuletan teile veel ühte tõsiasja meelde, et kui te olete asunud meid kuulama ja teie või need teemad, mida me teile pakume, meeldivad, siis vajutage seda pöidlamärki seal all. See on lihtsalt vajalik selleks, et me jõuaksime, nagu ma juba saate alguses ütlesin, rohkemate inimesteni. Ja nüüd on põhjus tõepoolest edasi minna ühe väga markantse asjaga, mis ma arvan, et ma olen väga palju igasuguseid pressiteateid näinud, aga see oli ikkagi küll, tundus nagu oleks 1. aprill, aga see on välja antud 15. mail aastal 2026 ja seda siis MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi poolt ja nemad on siis teinud, kes ei tea, nemad teevadki selliseid suuri küsitlusi, lisaks on seal veel paralleelseid erinevaid agentuure ja instituute, kes neid veavad, aga ikkagi väga-väga olulisel kohal on nende iga nädalased küsitlused parteide ja peaministrite uuringute kohta, kõike muud. Ja nüüd siis on võeldud välja küsitlus. Ja see on nagu välja käidud sellises, et on tehtud nagu hüpoteetilises olukorras. Et kui vastaja saaks valida ühes ringkonnas, et keda ta eelistaks siis, keda ta siis eelistas populaarsuse poolest, kas siis Eino Märksi, mida ilmselt paljud teavad kui siis EOK presidendi kukutajat, või siis Kristen Michali, siis selle uuringu pealt tuleb see, et Eino Märks oleks populaarsem kui Kristen Michal. Siin on välja toodud ka erakondade kaupa, et milliseid valijaid, ma vaatan parempoolsete koha pealt on siin ka, et Michalit helistab 58 ja Märksi vist 12, et selles mõttes on ikkagi parempoolsete toetajad eeliste Märksi. Ja mõistus on kuskil kellelgi olnud kohal. Aga see uuring, sõbrad, see on midagi sellist, mida mina ei kujutanud küll ette. Et ma arvasin, et need uuringute agentuurid ja Norstat Eesti, kes viis läbi selle, et nad ikkagi nagu prestiidsed üritused ja prestiidsed asjad, aga siin onu Eino ja Kristen Michal. Mida tahetakse sellega öelda, ma ei tea. Eino Märks on ise selle peale öelnud, et Michal tahab või tahetakse ilmselt, et ma saaksin Riigikokku, et see on see ainukene võimalus. Tema on ju tegelikult vana EKRE kandidaat, kes läks siis enne omavalitsuste valimisi, lihtsalt ma räägin tema poliitilisest taustast üle Eesti konservatiivide ja parandage mind rahvuslaste erakonda, aga kandideeris Isamaaliidu nimekirjas, sest nad ise ei saanud oma nimekirjaga välja tulla. Nii et selgelt, ilmselt, kui mingisugune kandidatuuri või kandideerimine hakkab tulema, siis selgelt on see kindlasti Isamaa poole peal, Isamaa nimekirjas Eino Märksi vaates. Aga see on täpselt see, mida ma enne rääkisin. Sinna ma tahtsingi jõuda. Et inimesed teie teadusega, alateadusega manipuleeritakse. Selline küsitlus iga tõsisem ja need inimesed ei ole ju rumalad, kes seal ühiskonnauuringute instituudis kindlasti mitte. Nad saavad ju väga hästi aru, et sellise uuringuga sa saad ainult halvustada Michalit, eks ole, valik ei ole ju tõsiselt võetav, ma ei tea, ma soovitan, tehke järgmisena küsitluse, et kumb on parem rahandusminister, kas Jürgen Ligi või Mallukas, on ju, selge, et paljud inimesed ütlevad, et ükskõik, kas pange või taburet või külmkaps Snaige, aga ärge Jürgen Ligi enam laske sinna tagasi, eks ole, et selge, selle küsitluse eesmärk on ainult üks, eks ole, nagu tampida Reformierakonda. Aga ega me ka siin hea meelega tampime Reformierakonda, aga see ei ole objektiivne küsitlus. Muidugi ei ole. Inimesed, et saage sellest aru, see ei ole objektiivne küsitlus, mis on tehtud. Et see on see ohukoht siin. Jah, eks Ühiskonnauuringute Instituut on kahetsusväärsel kombel saavutanud sellise kõige enam tsiteeritava niinimetatud uuringumaja staatuse Eesti meedias. See on väga kahetsusväärne, et ei väsi kordamast, et punkt 1, tegemist ei ole kindlasti objektiivse asutusega, see on avalikult Ühiskonnauuringute Instituut ka ise enda koduleheküljel öelnud, et nende põhiline tegevuse rahastaja on Isamaa erakonna liige Parvel Pruunsild. Teiseks, ega avalikkus täpselt ei tea, mida see
instituut iganädalaselt, millised uuringuid nad nagu läbi viivad. Et meediasse jõuab sellest pinnapealne osa, ehk fooni luuakse nende iganädalaste erakondade reitingute tabelite avaldamisega ja siis aeg-ajalt, ja nüüd me näeme, et tegelikult üha tõusvas tempos ilmuvad siis sellised humoorikad pressiteated sinna kõrvale, mis on mõeldud siis nii-öelda avaliku arvamuse kallutamiseks, ehk ühest küljest, mida tehakse, millest inimesed peaksid aru saama. Et sellise nagu regulaarse erakonna reitingute data avaldamisega luuakse justkui nagu sellist nagu autoriteeti ja tuntust sellele allikale. Ja siis seda sama autoriteeti ja tuntust kasutatakse puhtalt sellise nii-öelda poliitkommunikatsiooni ja poliitpropaganda massipublitseerimiseks nagu meedias. Ja eks siis, ja selles osas on kindlasti Ühiskonnauuringute Instituut ja seda eest vedavad Martin Mölder ja Peeter Espak olnud nagu väga edukad, aga eks mingil hetkel juhtubki nagu see, ma arvan, mis nüüd selle pressiteatega on nagu ka juhtunud, et kui sa ühel hetkel tekib väga suur enesekindlus ja ma kujutan ette, et nad seal teevad igasuguseid huvitavaid küsimusi küsivad oma iganädalaste uuringute käigus ja eks aeg-ajalt tulebki selliseid nagu põnevaid naljakaid nagu seiku ette, et mulle tundub, et lihtsalt poisid sattusid seal nagu õhinasse, et see oli nagu sellised nii-öelda naljakad asjad usu, nagu laua peale ma arvan, see anti ikkagi neile ette, ma ei usu, et nad ise sellise asja pealt tulid või ma ei tunne neid inimesi, aga kui sa oled, tahad uuringuid teha ja tahad nagu milleski, et oleks mingi protsent. Siin ma julgen selles vastu vaielda, et mõlemad, nii Peeter Espak kui Martin Mölder on nagu väga agarad sõnavõtjad nii sotsiaalmeedias kui siis nii-öelda Postimehe kanalites ja ka mujal nii-öelda sellises peavoolumeedias, et nad on ikkagi tegelikult ma ei sea kahtluse alla, et nad tunneksid erinevaid uuringumetoodikaid, eriti Martin Mölder, aga nad on eeskätt ikkagi propagandistid, et kes ja agitaatorid, kes oskavad erinevaid andmeid pakendada sellisesse kastmesse, mis aitab tegelikult nende poolt toetatavat narratiivi ühiskonnas kehtestada. Ja ega inimestele ei saa ette heita, et kui Parvel Pruunsild tahab sellist poliitagentuuri finantseerida, siis see on tema vabadus ja õigus vabas riigis seda teha. Ja keegi ei saa keelata ka härrastel Mölderil ja Espakil sellist poliithuumorit sekka propagandaga nagu produtseerimast. Lihtsalt mis mind paneb nagu juba aastaid nagu hämmastuma on nagu see, et meie meediamajad eesotsas Rahvusringhäälinguga, aga mitte ainult ka Postimees Grupp, vaid samamoodi ka nagu Delfi väga pika aja jooksul tegelikult lihtsalt neelavad neid nagu konkse alla ja muudkui nagu publitseerivad neid pressiteateid oma kanalites kontrollimatult, ütleme, eks. Ja sellega tegelikult luuaksegi nagu platvorm, et üks seltskond saab suhteliselt väikeste vahenditega seda narratiivi Eesti meedias nagu luua. No jaa, siin Peeter Espak võtabki selle kokku, ei saa välistada, et onu Einoga sarnane seljavõita erakordselt ebapopulaarse valitsuse peaministri üle võtaks ka rahva seas näiteks tädi Maali. Nii et head sõbrad, me ootame selliseid küsitusi ilmselt nüüd lähikuudel veel ja veel hakatakse küsima. No ilmselt pigem sellised kavalamaid, kus on raskem ära tunda, sellist parteilase kätt on raskem ära tunda. Et mina lihtsalt veel kord, et olen sellest rääkinud ka otse tegelikult mõnele Eesti meediamaja peatoimetajale, et loomulikult teil on vaja iga päev uudiseid avaldada, küsitlusandmed on nagu huvitavad, inimesed tahavad neid asju nagu lugeda. Seal ikkagi saad võrrelda, kes on ikka kõvem poiss ja võt sealt tõusis keegi. Ja see on huvitav ja ma olen sellega sinuga tõus täitsa. Tööle tuleb, selleks on teil olemas ju nagu toimetajad, et ärge laske selliseid pressiteateid nii-öelda väga lihtne on, te võtate selle pressiteate välja, nad seal Ühiskonnauuringute Instituudis oskavad neid tegelikult ka ajakirjanduslikult väga kvaliteetselt nagu kirjutada, et väga lihtne on võtta copy-paste'iga see tekst pressiteatest, toppida oma portaali aknasse ja vajutada nagu plõks send ja ta on seal eetris ja nii-öelda lugemised hakkavad nagu tulema, ütleme, eks. Ärge tehke seda, öelge oma toimetajatele, et kui te saate Peeter Espakilt ja Martin Mölderilt järgmise pressiteate, see on propaganda, vaadake sinna nagu sisse,
suhtuge sellesse kriitiliselt, kui seal on huvitavad andmed, siis vaadake andmeid, küsige nagu teine arvamus kõrvale, tehke sellest oma lugu. Ärge laske enda kanalit kasutada lihtsalt ühe poliitagentuuri PR-teadete massi levitamiseks. Aga statistika teemadel tahaks jätkata ja on tulnud välja siis uus statistika selle kohta nüüd juba Statistikaameti vahendusel, kui vanasti tegi sedasama uuringut Konjunktuuriinstituut, mida siis juhtis teadupärast taas Isamaa rüppe astunud Tallinna linnapea Peeter Raudsepp, siis nüüd on see Statistikaameti teha, et oleks nagu riigile ikkagi lähemal. Ja sellest uuringust siis selgub, et Eesti rahval läheb ikkagi päris kehvasti. Eesti rahvas ei ole praegu oma elujärjega absoluutselt nõus, kui seda kokku võtta. Tegelikult sealt paistavad ikkagi väga suured muretoonid välja küll. Tõnis? Jah, küsimus on see, mida need uuringud nagu näitavad, et mõned on üritanud neid uuringu metoodikat kritiseerida ja arutada selle üle, et kas see nii-öelda aitab meil ennustada majanduse nagu edasist käekäiku. Ja ma arvan, et see ei olegi niivõrd nagu oluline, näitavad tegelikult täna nagu seda, milline on meelsus esiteks ettevõtjate seas, ehk kas on olemas investeerimiskindlus ja teiseks nad näitavad, milline on meelsus tavaliste Eesti inimeste seas, kas inimestel on võimalust ja kui neil on võimalus, kas nad julgevad teha tulevikku vaatavaid tarbimisotsuseid, näiteks teha investeeringuid oma kodu remontimisse, mingite seadmete väljavahetamisesse ja nagu edasi, ütleme, eks. Sest kui inimestel on ebakindlus, siis pigem neid otsuseid ei tehta ja sama asi pädeb ka ettevõtete puhul, nii et mõnes mõttes, et selle indikaatorina on need uuringud adekvaatsed ja jah, tõepoolest ütleme, need statistika ameti poolt nüüd avaldatud esimene uuringu kokkuvõte ei näita sugugi nagu seda, et see kaua oodatud nii-öelda positiivne nihe oleks täna kohale jõudnud nagu Eesti ühiskonda. Et me oleme siin lugenud viimaste kuude jooksul erinevaid ka makromajanduslikke näitajaid, mis on toonud selle sõnumi, et oodatakse seda nagu majanduskasvu, aga kidumine tegelikult nagu jätkub ja kui me vaatame nagu tänast ka nagu poliitilist meelsust valitsuses, parlamendis, siis me jätkuvalt nagu ka ei näe seda, et kuidagimoodi seda nii-öelda kindlust vähemasti riigi otsustajate poolt tarbijatele ja majandusele nagu juurde tuleks. Et kui me näeme neid sisemajanduse kogutoodangu, neid aruandeid, mis numbrid sealt tulevad, eks ole, on kasvu, ei ole kasvu, siis need üldiselt näitavad meile ikkagi minevikku, eks näitavad tagantjärgi ja tihtipeale veel pikalt tagantjärgi neid veel korrigeeritakse nii. Ja siis neid ennustatakse ette ka, aga nagu me oleme siin kritiseerinud ka, et kipub mööda minema, kipuvad eksima need ennustajad siin. Aga eks nad mida asjatundjad ütlevad, et üsna hea märk siiski need meeleolu-uuringud on, sest täpselt nagu Tõnis kirjeldas, et nad mingil määral, selle pealt saad ette ennustada, kas tehakse pikaajalisi investeerimisotsuseid või mitte ja kui see kindlustunne on madal, siis ei saa eeldada ka, et meil tuleks ka lähiajal mingi väga hea majanduskasv, et paraku see nii on. Aga nüüd, et see jah, et kas selle uuringu teeb riigiasutus, Statistikaamet või tegi seda Kaubandus-Tööstuskoda, tulemused nagu tõesti tulid suhteliselt sarnased, vahe on siis nüüd riigi jaoks, või mis riigi jaoks, selles mõttes ei ole vahet. Riigi jaoks on küll üks vahe, kallimaks läks. Et kui võeti riigiasutuselt, siis oli kallim kui siis, kui erasektorilt võeti. Selge vahe. Õppetund jälle inimestele, et ei ole nii, et riik teeb on odavam. Vastupidi, riik tegi oli kallim, erasektor tegi oli odavam. Nii on elus tihtipeale. Aga et inimesed, kes kardavad ettevõtete erastamist ja muud, et neile ka üks väike jälle tähelepanek.
aga teine pool on see, et mis siis saadi, et saadi see nii-öelda kriitika jutt kinni, et see oli selline hea platvorm, mille pealt tõesti Peeter Raudsepp sai rääkida ja kritiseerida valitsust, et selles mõttes võeti see võimalus ära, et kaubandustööstuskojal tervikuna võeti see hea platvorm, ei saa kontrollida enam, mis see hea platvorm kritiseerida valitsuse otsuseid, et see keerati kinni nüüd, lihtsalt, et selle otsusega saavutati, aga jah, tulemused on. Aga põrkame nüüd Riigikogu saali ja tegelikult siin nädalapäevad tagasi tuli üks väga märgiline otsus, millest kindlasti ka räägiti ja see tuli EKRE fraktsioonist, millest ka räägiti, aga vaibus see kuidagi nagu maha, aga põhjust on seda taas ikkagi üles tõsta ja selle taga on siis Varro Vooglaid, kes siis EKRE fraktsioonist astus välja. Tuletan meelde, et ta ei olnudki partei liige, ta oligi ainult Riigikogus EKRE fraktsioonis. Mis seal siis tagamad on? Seal natukene ka härra seletas, et nii palju kui tema seda tegi, on ka seal Martin Helme seal oma sõnavõtud teinud, aga tundub, et muutus seal kellelegi jälle vastumeelseks vist. Siin, mida sa kuulnud oled? Seda, mis ka meedias hoolega lugemisel mõnest uudisest ja mitmest uudistest kokku lugedes, neid härrade kommentaare lugedes, saab ju seal pildi päris ilusti kokku panna, et ütleme taustaks kõige olulisem asja ära. Et EKRE sai Riigikogu valimistel 17 kohta. Täpselt, jah. Ja mitu liiget on nüüd EKRE fraktsioonis järel? 9. 8 tükki, praktiliselt pooled on läinud. See on suur arv. Kes oleks seda nagu EKRE-st just arvanud, et võis arvata seal mingi teiste puhul seda lagunemist, aga ma tunnistan ka, et mina küll, kui sa oleksid mult küsinud, eks ole, pärast Riigikogu valimisi, et mitu liiget on EKRE fraktsioonis järel, eks ole, enne järgmisi Riigikogu valimisi, ma oleks pigem mõelnud, et enam-vähem kõik seal istuvad lõpuni, aga selline muutus nagu EKRE-s, et ja nagu sealt siis kommentaaridest välja tuli, et Martin Helme on nüüd asja tõsiselt ette võtnud ja peab inimestega vestlusi. Et teeb tõsiseid valikuid, väga õige partei ehitamise seisukohast, et peab vestlusi siis, et kas, kui sa järgmine kord kandideerid, et kus sa kandideerid, nii, kuidas, et olla kindel, et enam niisugust jama ei juhtuks. Ja loomulikult alati üks, mida erakonnad vaatavad, tegelikult ikkagi nõrk koht on, et tehnoloogid kasutavad ka sõna doping nende inimeste kohta, kes ei ole erakonna liikmed, aga kandideerivad erakonna nimekirjas. Et sa võtad endale sellist dopingut nagu juurde, aga nad ei ole nagu päris sinu inimesed. Sa saad nagu hääled kätte, aga mitte oma inimestega. Et sa võtad nagu lisaks, tõmbad sellega. Ja esitas siis Martin Helme selgelt, pani ultimaatori lauale Varrole, et sa pead olema erakonna liige, kui sa järgmine kord kandideerid, ja Varro Vooglaid ütles, et ta ei tule erakonna liikmeks ja see oli siis see põhitaust, eks seal mingid jagelemised, mingite seisukohtade üle kindlasti alati on olemas, aga eks sealt pealt see põhiline otsus sündis selle pealt ja siis selle pealt tekkis kibestumus, tekkisid väljaütlemised ka fraktsiooni koosolekutel, et umbes, et Varrot ei saa usaldada ja siis lõi Varro ukse kinni. Juba enne siis Riigikogu töö lõppu selles koosseisus. No Varrost saab nüüd, nagu spordis öeldakse, vaba agent, tal ei ole klubi. Hakkab tema peale ka nagu nii-öelda mingi potentsiaalne jooks peale erinevate poliitiliste jõudude pealt. No Varro tahaks kindlasti ikkagi edasi Riigikogus ja poliitikas olla, ma eeldan vähemasti. Ta on ise öelnud, et ta ei kandideeri järgmistel Riigikogu valimistel. Nendel valimistel, mis tulevad, ja ega tal ütleme, et vaevalt, et siin olemasolevad nii-öelda tõsiselt võetavad erakonnad keegi tema poole vaatama hakkas. Selle Erki esimeheks ta oleks võinud minna, minu arust tal see võimalus oli. Jah, aga ma isegi kahtlen, kas seda sinna oleks nagu oodatud, et võib-olla jääb talle, eks üle Isamaa ikka võtab. Isamaa võtab kõik. Üle ülesandeks siis oma parteiga ühel hetkel turule tulla, aga jah, siin võib meenutada nagu tuntud rahvalike laulusõnu, et Deutschland über alles, pool on läinud ja pool on alles, et Martin Helme on selle Deutschlandiga nüüd samasugusesse olukorda sattunud,
et huvitav saab olema näha, milliseks siis EKRE valimisnimekirja järgmistel Riigikogu valimistel kujuneb, et selgelt see nii suur lahkunute arv ja need tülid on oma jälje nagu jätnud ja kindlasti perekond Helmel on see nii-öelda trauma suur sellest, et nad kardavad nii-öelda uusi reetmisi ka järgmises parlamendi koosseisus. Ja seekord see nii-öelda valikufilter saab olema kindlasti karmim, samal ajal ega me ei näe nagu EKRE oleks suutnud siin selle parlamendi koosseisu ajal uusi staare peale toota, et mida juba näitasid ka nagu kohalikud valimised, et ka EKRE-l tegelikult on vaja ikkagi staare, et enda seda brändi kaalu valimistel võimendada ja kui sul neid inimesi ei ole, siis pigem hakkab EKRE-ga valimistel hääli teistele nimekirjadele kaotama. Ja täna on nagu raske ette kujutada, kas selles seltskonnas, kes neil täna parlamendis on neil võimalik panna igasse isegi Riigikogu valimisringkonda selline esinumber, kes tulemus ära teeb. No ilmselt teevad väga tugeva brändikampaania just, et valige erakonna brändi, näidatakse perekond Helmeid, veel võib-olla leitakse mõni pereliige, kelle perekonna nimi on ka Helme ja tuuakse ka veel mõnesse riiki. Poolamets on ka võtta. Poola, ja. Poolamets ilmselt päris hästi seisab ja Rain Epler on siin, ma püüdsin ka mõttes läbi lasta, kes on nagu natuke tõusnud pigem ja tuntumaks saanud on kindlasti Rain Epler, aga ikkagi ta on soengule pigem. Mitte omalt poliitilise tegevuse. Tema oskab ka selgelt ja hästi rääkida, et seda tuleb ju ka tunnistada, aga see kaotus on neil kõva olnud, et pigem panevad hästi sellisel lojalistide nimekirja, 100% lojaalsed inimesed, pigem olgu vähem tuntud ja kutsuvad oma toetajaid valima seda erakonna märki lihtsalt, et sõltumata sellest, mis selle kandidaadi nimi täpselt on. Mina arvan küll, et Varro kandideerib. Ma ei tea, sisetunne ütleb seda. Ma ei ole küll kuskilt mingisugust sellist siseinfot kuulnud, aga ma on siuke tunne, tema tunnustuseks tuleb öelda, et on oma, kui ta midagi välja ütleb, on üldse kindel olnud, et ta ei viba üldiselt. Ega solvunud inimesed võivad alati Stalnuhhinit teha, et ka kandideerida üksikkandidaadina, nii et seda ei saa välistada. Aga Riigikogus on sellavõrd läinud ikkagi põnemaks, et on näha, et valimised on ukse ees ootamas ja sealt pakutakse välja selliseid huvitavaid seadusemuudatusi ja eelnõusid. Ja üks selline on kindlasti mis inimestele, ma saan aru, kindlasti meeldib ja on see, mida siis teatud reformierakondlased ja Eesti 200 liikmed on välja käinud, et ikkagi need mobiilsed kiiruskaamerad, mis teedel meil aeg-ajalt meie kiirust jälgivad, tuleks ära märgistada. Seda kunagi tehti, kui need kiiruskaamerad tulid ja vahepeal, ta ei olnud seadusandliku jõuga ja siis politsei leidis, et tegelikult oleks nii nagu targem teha selleks, et liiklust ikkagi ohjes hoida, sest kiirus on ikkagi üks suur faktor selles, et meil need rasked liiklusõnnetused tekivad. Ja mulle väga märgiline on see, et selle eelnõu üks algatajatest on Valdo Randpere, kes siis tuletan teile head sõbrad meelde, oktoobrikuus 2024. aastal sõitis Toompeale tööle oma Volvoga uhkelt ja ületas seal kiirust ja politsei seal oligi kohe nagu üleval Toompeal, fikseeris härra Riigikogu liikme kiiruse ületamise ja härra Riigikogu liige sai selle eest karistada. Härra Riigikogu liige vihastas selle peale ja asus võitlusesse. Ja saatis kirju igale poole ja saatis kirju ka politsei sisekontrollile. Ja kirja sisu oli selline, härrased, tehke palun kindlaks, kust tuli see informatsioon, et mina olen kiirust ületanud ajakirjandusse ja sattusin ka mina seal olema selles mõttes tunnistajate pingis ja ka mulle helistati, kus ma tean sellist asja. No kus sa tead? Ja kus ma tean, ütlen seda, et Riigikokku hommikul läheb rohkem inimesi kui Valdo Randpere. Ei ole vaja süüdistada politseist ja politseide näpuga näidata. Ja teine asi, mis see Tõnismäe tänav on see vist, seal on hea koht püüdmiseks. Ja see on hea küll, aga tegelikult tema apelleeris sellele, et seal oli 30 märkpuude võra sees, et ta ei näinud seda. Ja küll, iga päev siis ei näegi. Aga jah.
ja teine asi, mis on samamoodi umbes samalt kildkonnalt tulnud, kus nagu eeskõneleja on Toomas Uibo Eesti 200 oma, on see, et mootorrattad lubada bussiradadele. Me teame, kui palju probleeme mootorrattad meie liikluses põhjustavad, ridade vahel sõelumine, kõike muud sinna, bussidel on linnas raske liikuda, ainukene, kus bussiradadel liikuda saaks, olekski põhimõtteliselt Tallinna linn, no Tartu mingil määral, et paneme veel need mootorrattad sinna veel, et veel kord omakord oleks ühistranspordil raske liikuda, kui me tahame ühistranspordi siis prioriteediks saada. Et mingisugused 2 sellist eelnõud, mis tundub, et ühiskonnas läheks nagu peale, see, mis puudutab liiklust ja kindlasti need peale lähevadki, selle kiiruse kohta on politsei öelnud, ei, ärge poisid jamagi, see on risk selliseid asju teha, et pigem me halvendame seda ka liikluskultuuri ja tõstame ohtlikkust. Bussiradade koha pealt ja mootorrataste koha pealt pole keegi nagu eriti sõna võtnud, aga kindlasti seegi ei ole väga normaalne. Elektriautosid juba tahetakse keelata, et bussiradadele sõidaks. Mis see toimub siis, et mis see Riigikogus lahti on läinud, selliste suurte muudatuste aeg või on tulemas? Lihtsalt meie lugejate selgituseks, kuidas poliitikatsükkel toimib, et Riigikogu valimiste vaheline tsükkel on 4 aastat ja ütleme reeglina aeg muudatuste tegemiseks nii valitsusel kui Riigikogu liikmetel on, ütleme, esimesed 2 aastat. Kõige rohkem pigem nagu esimene aasta, ütleme teine aasta, kui seal vahepeal koalitsioon muutub, siis veel uue koalitsiooni alguses ka, et siis tehakse ära põhimõtteliselt nagu otsused ja pärast seda tegelikult mõtlevad kõik juba rohkem pigem asjade hoidmisele ja järgmiste valimiste peale ja mis praegu toimub, ma arvan, et siia samasse patta võib panna ka selle Michali ja Suti kliimaseaduse, ütleme, et see on samasugune narrus kui nüüd see viimane versioon, kui nüüd need sinu poolt 2 ette loetud asja. Ja ma arvan, tõenäoliselt selliseid algatusi tuleb nagu veel, et siin on nagu kaks põhjust. Esiteks otsitakse lihtsalt teemasid, millega avalikkuses nagu pilti saada, et oleks nagu põhjust tulla ajakirjanikel kaameraga kohale, saaks anda mõne intervjuu, rääkida juttu, rääkida nii-öelda populaarset juttu mingile võimalikule sihtrühmale, teades, et suure tõenäosusega see seaduseelnõu kuskile väga kaugele ei jõua. Ja teine asi, mis toimuma hakkab, on see, et mingitel inimestel ütleme, sellised eriti erakondades, kellest me siin ka varem nagu rääkisime, kus võib-olla meeleolu sellise erakonna nagu tulemuste osas järgmistel valimistel on üsna nagu kesine, siis hakkab toimima ka sellist üsna palju nagu soleerimist, et inimesed hakkavad lihtsalt enam ei lepi nagu kokku fraktsioonis, mis teemadega ja millal me nagu välja tuleme, vaid hakkavad lihtsalt nagu soleerima enda mõnusaid teemasid letti lükkama, et oleks nagu sisemine hingerahu, et sain selle oma asja ka nagu ära aetud, ütleme, eks. Aga jällegi ütleme, et seaduseelnõu läbiminekuks on ikkagi vaja nagu hääli ja tavaliselt sellised omad asjad Riigikogu saalist niisama läbi ei lähe, et seal tegelikult ikkagi sellist suuremat klassi näitas minu jutumärkides lemmik Riigikogu liige Reformierakonna poliitik Sulev Kannimäe Riigikogu eelmises koosseisus, et tema tabas tegelikult selle koha ära, mida nagu kuidas oma asja saab parlamendi koosseisu lõpus ajada. Tema tegi seda katuserahade jagamisel, kui ta suunas katuseraha enda maja ees ja kodutänava remonti, ütleme, eks. Tema oli nagu selline konkreetne tubli reformierakondlane, ütleme, eks. 4 aastat oli vait Riigikogus, sai täpselt aru, ütleme, eks, et mida nagu seal Riigikogu valimistsükli nagu lõpus teha, ütleme, eks ju, aga siin on näha, et kui isegi Eesti 200 fraktsiooni esimees Toomas Stein selliste nagu vallatute eelnõudega Toomas Uibo oma allkirja sellistele vallatutele eelnõudele alla paneb, siis see näitab seda, et tegelikult Eesti 200 fraktsioonis on kindlasti distsipliiniga kord käest ära. Jah, et vaata nii, nagu öeldakse, et kui mootorrattad ilmuvad tänavale, siis läheneva kevade ja suve märk, et samamoodi kui tekivad sellised liikluse eelnõud, sellised soolod Riigikogu päevakorda, siis lähenevate valimiste märk, et see on selline hea kindel, et liiklusteema, selline vahva teema, et ta läheb hästi paljudele inimestele. Läheb peale, loomulikult, see
täiesti saavad aru sellest Jaa. teemast, erinevalt seal mingid andmekaitseseadused, rahapesuseadused, jube keeruline on. Aga ütled, et mootorrattad bussirajal me kõik saame aru, ütled hoiatusmärk enne liikluskaamerat, kõik saame aru. Et inimesed saavad nagu, ja neil on mingid emotsioonid sellega seoses, väga hea teema, et sellepärast, et sina alla ka oled nii tuntud ja populaarne inimene, et sa kajastad neid teemasid palju, et loomulikult selle peale ma ei ole mõelnud. ka muidu oleksid sa seda kindlasti, aga see kindlasti annab veel lisa. Et lihtsalt ja tabavad siis ära ja tulevad, nagu see Randpere on täpselt näide sellisest poliitikust, kes siis 2 aastat oli vait. tukkus enne. Enne ei olnud vaja seda märki sinna panna, nüüd hakkas vaja minema. Aga jah, siis enne valimisi just tulevad need asjad. Mis tulevad järgmisel korral enne valimisi, mis teemad, sellest räägime juba 2 nädala pärast. Ja veel kord, head sõbrad, enne kui lõpetan, kui teile meeldis, pange veel kord ikkagi see like sinna, kui te ei ole pannud ja ma usun, kindlasti me jõuame suurema hulga inimesteni. Kõike head, ilusat kevadet, ärge unustage tomatitaimi ostmast, kes avamaale tahab panna, kasvuhoones võivad juba olla, igal juhul tundke rõõmu sellest, mis on ja uued teemad juba 2 nädala pärast. Kõike head ja jääge terveks!